Tänane päev on olnud tõusude ja mõõnadega. See algas mõõnaga. See algas niimoodi. Ma ärkasin üles. Selg veits valus, kange. Kõndisin toas edasi-tagasi, panin arvuti tööle. Hakkasin mängima. Tegin ühe mängu, panin arvuti kinni. Kogu aeg oli peas mõte, et ma peaks tegema midagi nagu produktiivset. Sest õues on nagu räigelt ilus ilm. Nagu esimene siuke, võib-olla mitte esimene, aga siuke mõnus soe ilm. Päike on väljas, taevas on sitaks ilus sinine. Ehk siis ma ärkasin mingi 10 ja 10 niimoodi umbes kella 2-ni. Ma olin siuke kahe vahel, et kas minna jooksma või mitte. Mul oli juba nii palju erinevaid variante mõeldud, et miks ma ei peaks minema jooksma. Üks on siuke, et üleeile ma jõin on ja liiga palju õlut. Ja siis mõtlesin, et mu keha ei ole veel valmis selleks trenniks. Et võib-olla lähme homme. Siis oli see, et selg valutab. Ja siis oli see, et võib-olla ma täna teen ainult pumpasid. Lõppkokkuvõttes oli see, et ma mõtlesin, et kui ma praegu ei lähe, siis ma pihkan ennast pärast veel rohkem. Ma lõpuks võtsin selle otsuse vastu, lihtsalt võtsin endal riided seljast ära, panin jooksuriided selga, ei mõtlenud liiga palju selle peale ja lihtsalt läksin uksest välja ja hakkasin jooksma. Ja siis oli see, et ma olin endaga nagu rohkem rahul ja mul oli nagu vabam tunne, nagu vabadus. Ma ei olnud nagu lõksus selles mõttes, et kas ma peaksin et ma tean, et ma peaks trenni minema, aga seda mõtet ei olnud enam, sest see oli tehtud ja ma olin nagu vaba. Et nagu distsipliin veits toob nagu vabadust ellu isegi. Ja siis ma otsustasin, et lähen linna peale. Räigelt palju rahvast oli linnas, ilm oli ilus, inimesed jõid palju õlut. Ma mõtlesin, et ma lähen ühte kohvikusse, kus me vahepeal käime Jaanaga. Jaana on siis minu uus elukaaslane, keda ta hakati siin rohkem nägema. Huvitav, et mind ei häiri, et sa filmid. Äkki siis ma võin minna pornosse või kuskile? Ehk siis ma tahtsin minna sinna kohvi jooma, kus me vahepeal käime, aga see oli nagu puru täis lihtsalt inimesi. Ja ma ei saanud, ma ei viitsinud oodata, ma oleks saanud, aga ma olen veits kärsitu. Ja siis ma läksin ühte teise kohvikusse. Siis ma ei saanud seal ka ja siis ma läksin lihtsalt terminali. Ja see on nagu kohvi. Siis ma mõtlesin, et kui ma käisin nagu jooksmas ära, siis ma mõtlesin, et ma tahan nagu midagi head süüa ja selle mõttega ma tegelikult välja läksingi, et ma tahaks pokekaussi. Ja ma läksin lihtsalt kvartalisse ja tellisin mingi suitsutofu kausi. See oli ülihea, ausalt öeldes. Kõige raskem osa ongi nagu hästi toituda. Ma tahaks alla võtta. Ma ei ole 1 kilo alla võtnud. Ma käisin täna hommiku kaalu peal 92 kilogrammi. Ideaalis ma tahaks 82 olla, 10 kilo alla võtta. Aga sinna on pikk tee ja see tee saab olema raske. Ma lihtsalt olen nõrk. Mu mõistus on sitta täis. Aga ma usun endasse. Igal pool on liiga palju ahvatlusi. Ahvatlused. Tänava peal ahvatlused, inimesed joovad õlut. See on nagu, oled väike laps, vaata, siis käid, mäletate, olite väike laps, näete, et keegi sööb jäätist, siis oli see, et emme tahan jäätist. See on nagu, nii see elu käib. Igal pool on influence ikkagi. Need on minu elu igava probleemid. Anyways, see on järgmine asi, mis ma tahaks muuta, on see, et ma tahaks rohkem teha videosid. Mul on siiamaani tehnikat, mis lihtsalt seisab. Mul on droon, mul on kaamera, mul on GoPro, mul on nüüd kasutada isegi võimalik 360 kaamera, mida ma ei ole veel näinud, aga ma tahaks homme seda katsetada. Ja siis ma ostsin endale uue gimbali firma rahadega, mingi DJI gimbal, mida ma ei ole kasutanud. Ma korraks toas proovisin, aga ma tahaks seda kasutada. Mul on ND filtrid uued, et filmida, praegu mul ND filter ees, et filmida nagu avalahti siuksel ilusal päiksepaistusel päeval. Aga ma lihtsalt mõtlen, et kas mu ideed on piisavalt head, et lihtsalt filmida midagi. Ja siis ma olen seal kahe vahel. Ma nagu püüan liiga palju seda täiuslikkust jällegi võib-olla. Et ma tahan midagi paremat teha kui lihtsalt keskmine. Aga nagu, kas see on halb, mida me praegu teeme? Sest see on täiesti nagu tagumikust välja tõmmatud video. Nagu pole nagu... See on lihtsalt mina rääkimas oma elust. Kas see on siis halb või? Ei ole. Inimesed saavad samastuda,
võib-olla see inspireerib kedagi. Võib-olla keegi saab sellest midagi. Võib-olla ma peaks lihtsalt tegema hakkama jälle. Sest nii paljud on öelnud, kuna uus video tuleb. Kurat, need ajad olid ikka parimad. Kui sa iga päev vlogi tegid, sest siis ma teadsin. No matter what, see video on seal üleval ja ma saan seda vaadata. See oli nii paljud inimeste elu osa. Ma olen lihtsalt liiga nõrk olnud. Vaimselt. Kui sa oled nagu vaimselt nõrk, siis sa oled füüsiliselt ka nõrk. Sellepärast ma olen paks. Sellega lõpetame tänase episoodi ja loodetavasti homme teeme midagi põnevat. Ma alati mõtlen, et ma pean midagi lõppu ütlema väga räiget, aga ma ütlen seda, et loodetavasti homme tuleb huvitav video. Thanks, et vaatasite. Vaadake, kui ägedas majas meil on. Nagu see ehitati mingi 1800 või? Ei, ärge uskuge mind, ma ei tea, kuna see ehitati.